Ei ole. Nii, mul on hea meel tutvustada Toomase paneeli Raul Rebane, Mart Helme, Taimar Peterkop, Veiko Palm. Ma usun, et sellele auditooriumile ka ei ole vaja kedagi väga pikalt tutvustada, aga Toomas, palun 1,5 tundi. Suur tänu. Tere kõigile. Madis on kolmanda arutelu ringi teemaks öelnud lai riigikaitse. Tegelikult hommikul ju president tegi otsa lahti, kui ütles, et see on Eesti riigikaitse pudelikael, millega tema rahul olla ei saa ja ma arvan, et paljud teised koos temaga. Ja alustaks sellisest sissejuhatavast ringist, kus kõik enda vaatepunktist vaadatuna ütleksid, mis nende arvates on lai riigikaitse. Palun. Teen otsa lahti. Peastaap alustab. Tere! Riigikaitsekursustel ma olen mitu korda esinemas käinud, väga suur õnn ja au. Ma olen alati alustanud oma loengut või jutuajamist sõnadega küsige, mida tahate ja mina vastan, mida mina tahan. Suur tänu küsimuse eest ja kõigepealt tegelikult ma tahtsin hoopis kommentaariks öelda meie liitlaste kohaloleku kohta. Niivõrd kuivõrd see laiapõhjalise riigikaitsega kokku läheb. Vabariigi president ütles, et liitlaste kohalolek siin on diplomaatiline žest. Kaitseminister täiendas teda ja ütles, et liitlaste kohalolek siin on heidutusmehhanism ja mina tahaks veelgi lisada nendele kahele auväärsele persoonile, et liitlaste kohalolek on väga tugev sõjaline kohalolek. Meil on Eesti riigis kokku 11 jalaväepataljoni, liitlaste jalaväepataljon on 12. Ta on selgelt kõige suurem, raskem, kõige löögijõulisem pataljon, mis meil praegu on, nii et sõjalises mõttes ta ei ole kindlasti 1/12, vaid rohkem. Nii et lisaks diplomaatilisele žestile, lisaks heidutusele ta on ka sõjaline jõud. Ja nüüd siis laiapõhjalise riigikaitse juurde. Ma tahaks kõigepealt rääkida ühe loo. Kui me hakkasime taastama meie kaitseväge, siis 90ndate alguses meil käisid väga palju välismaa instruktoreid õpetamas. Kuidas asju siis valgete inimeste moodi tehakse, et kuidas noa ja kahvliga süüa ja kuidas käituda möbleeritud toas. Ja need kursused reeglina ei rääkinud sõjapidamisest, vaid rääkisid sellistest pehmematest asjadest, demokraatlik juhtimine, inimese keskne juhtimine ja nii edasi. Ja ühelt selliselt kursuselt jäi mul meelde lugu, kus meid pandi sellise ülesande ette, väga tüüpiline ülesande, kus uuriti rühma koostöö ulatust või rühma koostöö mõju. Mitte ei uuritud, vaid näidati meile. Kujutlege, et te olete paadis, keset suurt ja laia ookeani, üksikus paadis, üksinda seal üksikus paadis ja te võite kaasa võtta 3 eset. Ja need 3 eset te võite valida siis nimekirjast, mis teile juurde anti. Ja seal nimekirjas oli siis hästi palju jaburaid esemeid, sule, padi, puri, üksaer, sekstant ilma tabelita, habemäemispeegel, pudel, viskid, piibel ja väga imelikke asju. Siis uuriti, et mida igaüks siis valib nendest 3 esemest ja siis pandi meid rühmas koos töötama, et kas meie esemed erinevad. Tegelikult ei erinenud. Ka rühmas eestlased jõudsid alati kõik sellisesse, esimesena valiti puri, puri on hästi praktiline, saad vihmavett koguda, saad tekiks peale võtta, tore. Järgmisena võeti alati see pudel viskit, see oli ka klassikaine ja nüüd siis selle 3. eseme puhul jagunesid need rühmad laialt võttes 2 gruppi. Et mida sa teed peale seda, kui sa oled viski ära joonud. Et optimistid võtsid selle ühe aeru, et jõuame äkki kuskile välja või siis võimleme seal koha peal ja pessimistid võtsid alati piibli, et see oli, või siis teistpidi, kuidas iganes. Aga nii nad tavaliselt jagunesid ja meie need instruktorid kuulasid niimoodi heasoovlikult meie need mõttearendused ära ja kiitsid meid nii nagu peab, aga lõpuks öeldi, et vaadake, et ameeriklastega on tehtud samasuguseid asju ja nemad on saanud hoopis teise nimekirja kokku.
Ja kõige esimesel kohal oli habemajamispeegel ja meie olime täielikult hämmastunud, et mis mõttes, mis sa sellega teed, üritasime siis leida neid variante, et kuidas sa nagu kalu pimestad või igasugused sellised originaalseid, aga siis öeldi, et ei, et peegel on selle jaoks, et sa annad märku, kui sind tullakse ära päästma. See oli 90ndate alguses. Ja meie olime siis nagu sellised, kuulasime ära, aga ei muutnud oma nimekirja, sest see arusaam 90ndate algus oli väga selge, oli riik ja oli inimene ja kes sind päästma tuleb, mitte keegi ei tule. Ja ikkagi on see kolmas ese on siis kas aer või piibel. Et mitte mingil juhul. Täna ma võtaks peegli, kindlasti võtaks peegli ja kui antaks veel valida, siis võtaks igaks juhuks teise peegli ka ja siis kolmas mõtleks, et kas siis puri või midagi muud. Aga niimoodi on minu suhtumine muutunud riik, minu enda suhtumine, mina olen seda tajunud. Ja nüüd siis laiapõhjalise riigikaitse juurde. No tegelikult vastus on juba olemas, aga siiski võib jätkata. Jah, et sellist samasugust suhtumist muutust ma olen näinud ka viimase 20 aasta jooksul. Kui 20 aastat tagasi ega keegi ei tahtnud kuulda sõjast ega kriisist. Ehk siis meil kõigil oli plokk ees, sõda ei tule ja keegi ei tahtnud rääkida, et mis siis juhtub kui teemal. Mitte keegi tsiviilühiskonnast. Ainult need sõjaväelased olid need, kes üritasid mingit sõjaket vaimu üleval hoida. Aga ta muutus üle selle kohustusliku, ma ei taha midagi kuulda, vaheetapp oli see, et sõjavägi ütleb, mis hakkab toimuma kriisiaeg, mis hakkab toimuma sõjaaeg. Ja see oli hästi huvitav etapp, et siis ma tavaliselt küsisin haiglate juhtidelt ja raudtee juhtidelt, et kuulge, et kui mul see sõjaaeg, see tarkus tuleb, kuidas haiglat juhtida, miks ma ei võiks seda juba siis rahuaeg juhtida, et ma võtan teilt selle haigla või riigi üle, et siis proovime niipidi teha. Ja siis öeldi, et ei, siin sul mõistust ei ole, aga kui sõda tuleb, et siis tuleb see mõistus. Ja nüüd on vaikselt siis mindud sinnani, et inimesed saavad aru, et su roll, su ülesanne ei muutu kriisiaeg, ei muutu sõjaaeg. Ja see on äärmiselt positiivne. Inimesed saavad aru, et igaüks peab ise kaela kandma. Ja nüüd ma ütleks ikka veel sissejuhatuses 2 mõtet. Hübriidohtudest on räägitud siin täna päris mitmel korral, mis asi on hübriidoht ja hübriidrünnak ja miks üldse sõjaväelased tahavad olla siin paneelis, kus räägitakse laiapõhjalisest riigikaitsest. Hübriidrünnak on hästi lihtsustatult öeldes see, et sa üritad segi ajada oma vastase ajud, oma vastase otsuse protsessi ja sa üritad siis nii-öelda vastase õlitatud mehhanismi sisse liiva raputada. Kas nimetame neid rohelisteks mehikesteks, elektrikatkestusteks, bioloogilised rünnakud, terrorirünnakud, küberrünnakud ja sa üritad tekitada olukorra, kus vastase otsuse mehhanism on üleküllastunud. Ta ühel hetkel ei suuda enam mitte midagi teha või hakkab ebaadekvaatselt reageerima. Me ei tohi ära unustada, et meie puhul, nii nagu president ütles, see eksistentsiaalne oht on see Venemaa, et see rusikas on seal kogu aeg selle hübriidohu puhul olemas seal piiri taga. Ja nüüd, kui tekib selline tahtmine tavaliselt, mis ma olen 20 aastat tagasi näinud ja nüüd see tahtmine on järjest väiksemaks jäänud, erinevatel lauaõppustel, siis esimene asi, millest kinni haaratakse, on Kaitsevägi või Kaitseliit. Meil on mingi kriis, võtame Kaitseväe ja Kaitseliidu. Meie jõududest enam ei jätku, võtame Kaitseväe ja Kaitseliidu. Ja see on äärmiselt ohtlik. Meie võitleme selle vastu, et Kaitsevägi ja Kaitseliit ei seotaks kohe ära mitte meie ülesannetega. Sellepärast, et kui me oleme ära seotud, siis see piiritagune rusikas võibki vabalt tegutsema hakata. Nii et see oli esimene mõte ja teine mõte on võib-olla natukene laiem, et lai riigikaitse on väga hea asi, aga seda laia riigikaitse käsitlust ei saa ajada ka liiga laiaks. Et see pendel ei tohi minna teise äärmusesse. Laulupidu, algkooli ealiste inimeste õpetus, kehaline kasvatus koolides, pärandkultuuri hoidmine, need on kõik ülimalt tähtsad asjad ja suure sümbolväärtusega asjad meile eestlastele, meile ühiskonnale, aga need ei ole riigikaitse otseselt. Need ei ole lai riigikaitse otseselt. Nii et
ei tohi seda mõistet liiga laiaks ajada, siis kaob meil fookus ära. Ja siis teiseks on see, et Kaitseväge ja Kaitseliitu ei tohiks kohe ära siduda millegi valvamisega või mingi siseprobleemiga tegelemisega. Aitäh! Suur tänu! Härra riigisekretär, milline teie kitsam vaade siis laiale riigikaitsele on? Just mõtlesin, vaatasin, Veiko kulutas 6% meie paneeli ajast ära, et ma siis võtan järgmise. Ei midagi hullu. Peaminister ootab. Minul on selline lihtne juristi mõistus, et ma võib-olla lähen läbi definitsioonide riik, mis ta on meil traditsiooniliselt rahvas, territoorium, suveräänsus. Suveräänsus tähendab seda, et me ise otsustame, kuidas me elame, oleme, toimetame, mis reeglite järgi. Ja seda tuleb kaitsta territooriumiga, see on vast kõige lihtsam nendest, territoriaalne terviklikkus, et meie ise kontrollime oma territooriumi. Rahva kaitsmine on võib-olla juba natuke nüansirikkam. Vast oluline on siin siis täheldada, et laia riigikaitse käsitluse raames üha rohkem me pöörame tähelepanu sellele, kuidas me oma rahvast ka kaitseme, kui meid ründab vaenlane mitte ainult looduslike katastroofide korral, vaid kui on ikkagi vastane rünnaku taga. Ja vast siis kõige selline akuutsem teema on suveräänsuse kaitse, et meie vastane üritab mõjutada, kuidas me otsuseid teeme, mitte ainult klassikaliselt, me oleme teadnud seda siis või arvanud, et on sõjaliste kaitsevahenditega või oleme ära harjunud sellise lihtsa käsitlusega, vaid ka kõikide muude vahenditega, mis kõlbavad, olgu diplomaatiline surve, majanduslik surve, tänapäeval väga akuutne infosõda ja kõikides nendes valdkondades me peame olema valmis siis kaitsma ennast, oma suveräänsust, oma rahvast, oma territooriumi. Mina mõistan niimoodi laiapõhjalist riigikaitse. Suur tänu. Härra siseminister. Ja ma mõistan seda väga sisemiselt ja tegelikult see laiapindne riigikaitse on siin saalis. See tähendab seda, et ühiskonnas peab olema võimekus, valmisolek ja teadlikkus, kuidas tegutseda erinevates kriisiolukordades. Siin praegu on olnud rõhk militaarsel poolel, aga tegelikult ei ole kriis sugugi alati militaarne. Meil on olnud näiteid siin ka meie oma riigis. 10 aastat tagasi oli meil kurikuulus jaanuaritorm, kui pool Pärnu linna uppus, Manija saar uppus ära, oli vaja inimesed evakueerida. See on ka kriis. Selleks on vaja valmisolekut, selleks on vaja tehnikat, selleks on vaja inimesi, kes on välja õppinud, selleks on vaja ka inimestel, kes selle kriisi, selle katastroofi keskmesse sattuvad, teada, kuhu pöörduda, kuhu neid võidakse viia, kuidas nad peavad viivitama seda aega, mis on vajalik ellu jääda, et oodata ära, kuni abi tuleb. See kõik on laiapindne riigikaitse, sest seda riigikaitset on meil vaja nii katastroofi tingimustes, kriisi tingimustes kui ka sõja tingimustes. Meil on vaja teada ka seda riigina, aga ka miks mitte inimestena, miks mitte omavalitsustena, mis me teeme inimestega, kuidas me tagame neile igapäevaseks olemasoluks vajalikud tingimused, kui meil on vaja läbi viia massiline evakuatsioon. Massiline evakuatsioon tähendab seda, et see ei saa olla niimoodi, nagu oli Kuuba kriisi ajal, kui lõunaosariigid ummistasid põhja poole viivad maanteed, sest nad kartsid, et Nõukogude raketid, tuumaraketid tulevad kohe Kuubalt ja teevad Ameerika Ühendriikide lõunaosa tuhamäeks. Ja inimesed paaniliselt hakkasid liikuma põhja, ilma et seda oleks suudetud kontrolli all hoida, korraldada, inimestele tagada peavari, toit, vesi, meditsiiniline teenindamine, ka korrakaitseline teenindamine, sest kujutame ette väga lihtsalt olukorda, et me peame kas või selle saalitäie rahvast evakueerima praegu kiirkorras kusagile väljapoole Tallinna. Tingimused on tagasihoidlikud, mingisugune hangaar võib-olla, tekib kohe võitlus sõna otseses mõttes soojema koha pärast, vee pärast, ka tualeti järjekorra pärast. Seal on vaja korda tagada, seal on vaja kedagi, kes korraldab seda asja nii, et inimesed jäävad tsiviliseerituks, et meie niisugune õhukene tsivilisatsiooni kiht kohe ei kaoks.
Ja see kõik on laiapindne riigikaitse, mille detailidesse ma väga põhjalikumalt ei lähe, sest ma millegipärast oletan, et neid küsimusi täpsustavaid tuleb Toomase poolt veel, aga kui ma siis ütlen, siis see on see, millisena me peame seda nägema. Ja sõda on kõige ekstreemsem. Ka sõda võib olla mitmeplaaniline. Üks asi on sihitud rünnak meie põhiseadusliku korra, meie Eesti Vabariigi kukutamiseks. Teine võib olla lai konflikt, kus kõik Baltimaad ja Põhjamaad on kaasatud ja mis võib üle kasvada sõna otseses mõttes globaalseks konfliktiks, kus on väga palju, väga erineval tasemel osalejaid, mis on seesuguste purustustega juba, et riigi juhtimise tsentraliseeritud säilimine satub tõsiselt küsimärgi alla. Ja jällegi minemata üksikasjadesse, Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjonis on ka need teemad olnud viimasel ajal tõsiselt fookuses, kuidas me tagame juhtimise, kuidas me tagame elanikkonna informeerituse, kuidas me tagame transpordi, kuidas me tagame elukondlikud teenused. See kõik kokkuvõtvalt on laiapindne riigikaitse, kus inimesed teavad, millega nad peavad tegelema ja kus ka vastavad struktuurid teavad, mis on nende ülesanne ja missugune on nende tugevusvaru ja missugune on nende kestvusvaru. Et need on kõik niisugused detailidesse minevad asjad, millede jaoks on olemas plaanid, aga mida on kindlasti vaja ajas kogu aeg täiendada. Seda enam, et me näeme ju seda, et kui me võtame lähema viimase 10 õppetunnid, siis ka riikidevaheline konflikt algab tihtipeale sisekonfliktist. Võtame Lõuna-Osseetia, võtame Krimmi, võtame Ida-Ukraina. Need konfliktid on alanud sisemistest konfliktidest ja on laienenud siis juba riikidevaheliseks konfliktiks, mis formaalselt võttes ei ole riikidevahelised konfliktid, aga faktiliselt võttes on. Ka see on laiapindse riigikaitse väljakutse, millega on meil vaja tegeleda ja ma arvan, et minu vasakul käel istuv härra Rebane täiendab seda infosõja aspektist, mis on veel omakorda täiesti omaette tasand, mis samuti läheb selle sama laiapindse riigikaitse konteksti. Suur tänu. Ma ei näe Madis Mikot, tegelikult siseminister andis päris hea idee, mida kahjuks ei ole küll enam võimalik teoks teha täna, et selle furšeti asemel, mis järgneb konverentsi lõpetamisel, oleks võinud korraldada evakuatsiooniõppuse, siis oleks kõik saanud aru, mis on lai riigikaitse. Aga palun, strateegilise kommunikatsiooni ekspert. Tähendab, tänastest panelistidest olen ma ainukene, kellel ei ole mitte midagi kaotada, kuna ma olen töötu spordireporter ja kõik ülejäänud on mingis ametis. On küll võimalik, siin enam ei kutsuta konverentsile. Mitte standardseid väljaütlemisi. Minu jaoks laiapõhjalise riigikaitse alus on hirm kaotada iseseisvus ja vabadus. Minu meelest see hirm on kuskil meie sügaval alateadvuses sees ja kui see hirm läheb, siis läheb ka vabadus. Saab öelda, et mida sa räägid siin, et tegelikult elada koos hirmuga, et see on ju kohutav, et me oleme ju iseseisev vaba riik ja minu meelest nii ei ole. Ma küsisin oma ema käest, et kuidas ta aru ei saanud, 39-40 sakslased viidi välja, kõik lähenes ümber ringi, et kuidas ta aru ei saanud. Ja ta vastas, et me tõesti ei saanud aru, meile ka riik ei rääkinud ega valitsus ei rääkinud seda, et kohtlik see kõik on. Ja siis ta ütles lause, et 20 aastaga läheb hirm ära. Ja kui hirm läheb ära, siis sa ei mõistagi ja siis tuleb kõik lainena, siis tulevad Siberid, igased muud asjad. Vähemalt siis juhtus nii. Praegu loomulikult ei pea nii juhtuma, aga minu jaoks meie ühine ettekujutus sellest, et tegelikult see, mis on kõige väärtuslikum asi, mida kaitsta, see määrab väga palju ja määrab meie käitumist, ma loodan. Kui see üle läheb, siis on kehvasti. 13 aastat olen ma riigikaitsekursustel rääkinud nii-öelda soomuse ja sõnade vahekorrast. Ja see vahekord on muutunud hästi palju. Kõik on see võimekuse ettekujutus, eks ole, on ma ei tea, marssivad mehed ja palju soomust. Aga see sõnade tähendus on nii tohutult kasvanud, et kui mõni aeg tagasi me rääkisime, et
ma ei tea, soomus määrab palju, siis täna nii ei ole. Täna on ideaalne variant on sõnad pluss soomus. Sõnad üksi ilma soomuseta võib olla sõjaline jõud. Soomus üksi on vanaraud. Ja sellist protsessi pidi me lähemegi. Lisaks on muutunud ju kogu selle infomaailma valdkonnas see, et mitte keegi meist pole enam puutumatu. Internet, sotsiaalmeedia, kõik leiab meid üles. Ei ole niimoodi, et kui miski asi juhtub, et võtame mundris meestele telefonikõne või et nad hakkavad kiiresti tegutsema või et kuskil on julgeolekuorganid. Ideaalmudel on see, et mundris mees on kodanik, aga tegelikult midagi parata ei ole. Praeguste protsesside valguses tuleb varsti öelda niimoodi, et iga kodanik ilma mundrita tegelikult on sõdur. Seepärast, et vastik mõelda, aga tegelikult oleme me osa laiapõhjalisest riigikaitsest. Täpselt samuti, nagu ütles härra minister, te olete siin saalis, te olete kõik selles osalised ja lõppkokkuvõttes laiapõhjaline riigikaitse määratakse ära väärtussüsteemiga, mille võtab omaks suur osa elanikkonnast. Riik ei ole aktsiaselts ega riik ei ole parteide kogum. Riik on ajaloolis kultuuriline märgisüsteem ja selle kaitseks tuleb jõud ühendada. Minu meelest, kui läheb see, on läinud kõik. Aitäh. Ma ei saa jätta küsimata peastaabilt, kas soomus ilma sõnadeta on vanaraud? Oli see esimeses paneelis kaitsepolitsei peadirektor ütles enamus küsimuste peale nii ja naa, et ma siis kordaksin autoriteete. Ma usun, et Raul Rebane ütles väga õigesti tasakaal. Et soomus ilma vaimuta on tõesti vana raud, 100% nõus, aga sõnad ilma soomuseta on õhk. Ka niipidi tuleks tasakaal leida. Aitäh. Aga nüüd laia riigi kaitse juurde tagasi tulles. Härra siseminister, no teie käes on, või teie all on ju paljud hoovad, Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet. Kui hästi on Siseministeerium laiaks riigikaitseks valmis? No ma käisin eile Ida-Virumaal ja seal oli parasjagu käsil ühe suurõnnetuse puhul päästeoperatsioon. Kuno Tammearu istub meie ees esimeses reas, Päästeameti peadirektor, ja teab, see oli väga tõsine suur õnnetus, põles neljakorruselise maja viimane korrus, kus olid põhiliselt puuetega inimesed. 46 inimest toodi välja ülevalt päästemasinatega, alla nad tulla ei saanud sealt. 2 päästjat said viga, üks tõsiselt jäi haiglasse, teine lasti pärast esmaabi osutamist koju. Ma ütleksin, et nii palju, kui ma olen sellel suhteliselt lühikese aja jooksul 5,5 kuud saanud meie pääste ja politsei ja ka teiste meie struktuuride võimekusega tutvuda, meil funktsioneerib meie niisugune esmane reageerimisvõimekus hästi. Tavatingimustes me tuleme igasuguste väljakutsetega toime. Aga kui ei ole tavatingimused ja ajakirjandus on selline, kes armastab ikka visata õhku mingeid pallikesi, mille pihta siis tulistama hakata. Ka see initsiatiiv, mis nüüd on Siseministeeriumi poolt algatatud sisekaitsereservi loomine, mis on tegelikult kõikides jõuametkondades leidnud soodsat vastuvõttu, sest kõikides jõuametkondades saadakse aru, et kui tekib mingi kriisiolukord, siis me oma tavapärase võimekusega pikalt vastu ei pea. Meil ei ole lihtsalt välja õpetatud vastava ettevalmistuse ja varustusega inimesi, kes vahetaksid välja neid, kes selle esimese löögi enda peale võtab. Inimene võib olla küll rauast, aga raud ka väsib. Ja inimesed vajavad vahetamist. Ja kui meil on olnud nii nagu
Siin öeldi kogu aeg see, et Kaitseliit tuleb. Olen kuulnud seda nii palju kordi, et kui meil on mingisugune kriisiolukord, siis Kaitseliit tuleb. Kaitseliit koosneb vabatahtlikest. Kaitseliitlastel on oma töö, oma elu, oma ajavaru, oma väljaõppevaru, oma varustuse varu. Nad ei ole ette valmistatud selleks, et minna varustusega põlengut kustutama, keemiareostust likvideerima, tuumareostusest rääkimata. Kaitseliit, me ei saa teda kasutada kõikides olukordades. Ta on tugijõud. Ja selleks, et me saaksime oma päästjatele, politseinikele ja võib-olla veel ka kaitseliitlastele vahetust anda, tugevdust anda, on meil vaja reservi. Ja selle reservi idee tegelikult ei ole sugugi minu poolt välja käidud, vaid on sündinud juba aastal 2014. Ja nüüd me oleme selle käima lükanud. Ja soovime jõuda kuni 1500 mehelise reservi suuruseni, mis tegeleks vajaduse korral piirivalvele abi andmisega, politseile abi andmisega, riiklikult tähtsate objektide valvamisega, aga ka massirahutusete likvideerimisega, aga ka Päästeametile tugijõu osutamisega. Et ta on selles mõttes multifunktsionaalne ja ajakirjandus on nimetanud seda minu eraarmeeks. Aitäh! Mul on muidugi hea meel, kui mul on mingi 1500 meest ihukaitseks, aga tegelikult on nii, et minister ollakse suhteliselt lühike aeg oma elus ja see sisekaitsereserv jätkab ka pärast seda, kui Mart Helme on ministriameti ammu maha pannud. Aga Eesti riigil on seda vaja. Meil kõigil on seda vaja. Kõikidel teil on seda vaja, sest et me ju tegelikult valmistume väga, kuidas ma ütlen, vaimustatud meie nii-öelda rindesõduritest igapäevases elus, kes tegelevad kõikide igasuguste konfliktide ja õnnetuste ja muude likvideerimisega, aga neile on vaja tagalat ja selle tagala loomisega me tegeleme. Kui ma tohin veel paar sõna öelda üldisest valmisolekust, siis kui meil veel 4-5 aastat tagasi ei olnud üldse ettekujutust sellest, kuidas me kriisiolukorras elanikkonnaga käitume, kuhu me nad viime, kuidas me tagame neile eluks vajaliku, siis tänaseks päevaks on olemas kõikidel kohalikel omavalitsustel on olemas kohad, kuhu inimesi majutada. Kõik on ära näidanud, kui suure hulgaga, kui pika aja jooksul nad hakkama saavad. On olemas kõikides omavalitsustes vastutavad isikud, kes teavad, et kriisiolukorras, kui tuleb neile seesugune hulk inimesi, on see 50 inimest või 500 inimest, siis nad teavad, mida nendega teha. Me teame praegu ka seda, missugused ametkonnad, missugused muud asutused tegelevad meil kriisivarudega, kust me need kätte saame, kuidas me need transpordime. Aga ma ütlen teile ka midagi niisugust, mis võib-olla on üllatav. Kõigil on taskus need samused, eks ole, jube vahvad asjad, maailm on peopesas, ainult et probleem on selles, et kui meil elekter ära läheb, siis MKM tegi väikese uuringu sidefirmades. Kui elektrit ei ole, siis kõige kauem peavad mobiiltelefonid vastu 18 minutit ja siis on blackout. Kuidas me selles olukorras tagame side elanike informeerimisel? Need on väljakutsed, millega meil on ka vaja tegeleda ja millega me tegeleme. Me oleme julgeolekukomisjonis selle teema tõstatanud ja töötame selle kallal. Aga need on niisugused detailid, aga tegelikult väga kõnekad detailid, mis näitavad, et meil on olemas valmisolek, aga see valmisolek ei ole iialgi täiesti 100% ja see on niisugune jooksmine, kus paigalseis on tagasiminek. Taimar, siseminister ütles, me tegutseme selle nimel, et midagi ei juhtuks. Kas me tegutseme ka selle nimel, et siiski, kui midagi juhtub, mis saab siis elanikkonnast? Jaa, loomulikult teeme plaane, kirjutame pabereid. Ega see on oluline, sealt me alustame, et meil on olemas plaanid, kui midagi juhtub, siis kuidas me reageerime. Sellest järgmine samm, parasti neid plaane uuendatakse, riigi kaitsetegevuse kava. Järgmine samm selles on siis, et saada vajalikud võimed, et me suudame reageerida. Siin siseminister juba rääkis, et mis see olukord on. Kindlasti on, alati saab paremini, alati saab rohkem. Mis puudutab konkreetset elanikkonnakaitset, siis
Seda teemat on viimastel aastatel on üha rohkem teadvustatud. No näiteks uus riigikaitseseaduse eelnõu sätestab ühe riigikaitse eesmärgina ka meie rahvakaitse. Et see on deklaratiivne säte iseenesest seal seaduses, aga see on niisugune märgiline, see näitab, et see on oluline, sellega peab tegelema. Aga kas teil on ka öeldud, kes sellega tegeleb? Kindlasti mitte. Tegelema peavad sellega kõik asutused oma pädevuste piires ja noh, mis siin öelda, kõige loomulikum loomulikult on selleks ju Kuno Tammearu ja tema asutus, kes tegelebki inimeste päästmisega. Et täiesti nagu rohujuure tasandil sellest, kes nagu inimestega tegeleb, aga loomulikult kõik politsei ega ka kaitsevägi ja kaitseliitlane ei jaluta ju hädas olevast inimesest mööda. Kas uues riigikaitseseaduses on selgelt öeldud, millega selle suure kriisi korral tegeleb Päästeamet, millega politsei piirivalveamet, kui me mõtleme elanikkonna kaitsele? See ei olegi seadust asi öelda selliseid asju, et see on nii-öelda, ütleme, kui juristid räägivad omavahel, siis see on täitevvõimu sisemine töökorraldus. Et see peab välja tulema plaanidest, mis meil on tehtud, mis on nagu uuendamisel, osad on olemas, osad ei ole, et selles suhtes töö käib. Aga ma rõhutan siin veel kord, et need plaanid jäävadki ainult paberile siis, kui meil ei ole seal päriselt ressursse taga ja kui me ei ole neid korralikult läbi harjutanud. Me teame, et sõjalise riigikaitse eelarve on 2% SKT-st. Kui suur on laia riigikaitse eelarve? Mina ei tea. Ma ei tea, et oleks seda ka kokku arvestatud, sest see on, võib öelda, see on natuke suhteline, et mida täpselt sinna alla lugeda. Võib-olla seda on tehtud kuskil, aga minule seda teada ei ole. Kas Siseministeerium teab, kui palju teist läheb laiale riigikaitsele? Ega seda ei ole keegi, nii nagu Taimar ka ütles, kokku arvutanud, sest see jaguneb paratamatult ära erinevate ministeeriumite ametkondade vahel. No Siseministeeriumi eelarve on praegu 1,46% SKP-st, kui ma õigesti mäletan. Kantsler istub esimeses reas, siin võib täpsustada, tema teab rahanumbreid natuke paremini. Lauri Lugna on mul selles suhtes täitsa parem käsi. Aga kui me võtame nüüd selle laiapindse riigikaitse ja kui me võtame mingi kriisiaegse tegutsemise, siis on täiesti selge, et Siseministeerium oma jõududega kõikide asjadega hakkama ei saa. On paratamatult vaja ka Rahandusministeeriumi poolset finantseerimist teatud asjadele, on vaja valitsuse otsuseid, võib-olla ka reservfondist midagi finantseerida ja loomulikult Majandus-Kommunikatsiooniministeerium on see, kellele langeb tõenäoliselt väga suur osa praktilisest tegevusest. Nii et, aga noh, ega siin ei saa kõrvale jätta ka teisi ministeeriume nagu Justiitsministeerium. Võin öelda, et praegu on meil kooskõlastamisringil ja Justiitsministeeriumis hetkel eelnõu, mis püüab paika panna siis seda, missugused on Eesti riigi õigused ja kohustused massiimmigratsiooni korral. Miks me oleme selle algatanud? Oleme algatanud sellepärast, et tark õpib võõraste vigadest ja kui me nägime, et siin 2015-16 talvel ühtäkki Vene poolelt tuli massiline jalgrattamatk Norra ja Põhja-Soome, siis isegi niisugused tegelikult ju administratiivselt väga võimekad riigid nagu Põhjamaad jäid sellega hätta. Ja meil on praegu Schengeni ja kõikide muude regulatsioonide kohaselt vaja asüülitaotlejate puhul menetleda nad ära 48 tunni jooksul. Aga kui meil on tuhandeid inimesi, me ei menetle ära seda. See on võimatu. Me ei menetle neid 48 tunni jooksul ära. Seetõttu me tahame endale luua teatud puhverperioodi, et kriisiolukorras, mis on fikseeritud kriisiolukorrana, me saame menetleda neid kauem. Ja missugused on sel juhul meie õigused ja meie kohustused. Ja siin me pingpongitame nüüd Justiitsministeeriumiga ja ma arvan, et me oleme enam-vähem lõpusirgele jõudnud ja me selle eelnõu valmis saame ja eelnõu Riigikokku saadame. Ja see on selleks, et meil oleks see puhver, et meil ei ole niisugune olukord, kus me saadame ühel hetkel kõik Eesti kohtunikud ja muud vajalikud ametimehed kuskile 1-2 piiripunkti
kus nad peavad siis hakkama saama 48 tunni jooksul täiesti selgelt üle jõu käivate ülesannete täitmisega. Et see on ka niisugune praktiline näide sellest, kuidas me peame olema valmis mingisuguseks kriisiolukorraks, mida me loodame, et mitte kunagi ei tule, aga mis võib tulla. Mis tähendab seda, et meil on vaja valmisolekut, sealhulgas seadusandlikku valmisolekut. No Päästeamet saatis hiljuti, saan aru, et tegemist oli mingi Euroopa Liidu projektiga, jõudis kodanikeni infomaterjal, kuidas käituda kriisi korral, kui palju tuleb jahu varuda, kui palju konserve ja nii edasi, kuidas mingi kriis üle elada. Üks asi, mida sellest teada ei saanud, millised asutused ja kuidas kriisi korral appi tuleb elanikkonnale? Taimar, ma saan aru, et kõik on punase templiga kaetud, kõik kriisiplaanid, aga asutuste enda tegevusplaanid võivad olla punase templiga kaetud, et meie vastane ei teaks, kuidas me käitume ja seeläbi siis ei ründaks meid. Just neid meie protsesse, kuidas me inimesi aitame, aga ega lõpuks see ei ole ju mingi raketiteadus, nagu siin ennem juba ka läbi jooksis, kui ma õigesti mäletan, või siis mis on üks baaspõhimõtteid laiapõhjalise riigikaitse kontseptsioonis on see, et sõjaolukorras asutuste pädevused ei muutu. Kui sul on tavalises olukorras on sul häda käes ja sa ootad abi politseilt, päästjatelt, kiirabilt, siis kriisiolukorras sa ootad nendelt samadelt asutustelt, nemad tulevad sulle appi. Lihtsalt tõenäoliselt nende suutlikkus on oluliselt väiksem ja see valulävi võib olema oluliselt suurem. Aga ega nagu põhiolemuselt need ülesanded ei muutu. Lihtsalt see suutlikkus midagi siis ära teha, see sõltuvalt selle kriisi raskusastmest, see muutub. Et see on see põhimõte, kuidas me läheneme, et seetõttu ja siis on täiendavad asjad, mis tulevad, et näiteks evakuatsiooni puhul on see politsei, kes peab korraldama evakuatsiooni läbiviimise ja sellised asjad, mida tavaolukorras ei pruugi lihtsalt juhtuda, mis juhtuvadki kriisiolukorras. Aitäh. Tuleks ka korraks strateegilise kommunikatsiooni eksperdi juurde. Kuidas sulle tundub, kas strateegiline kommunikatsioon on meil seni väga kaldu olnud selle tugeva julgeoleku poole? Raske öelda. Ma pean kõigepealt siiski vastama peastaabile. Ei saa. Kindral Lebedil on üks hiilgav aforism, ta ütleb nii, et viimasena naerab see, kes esimesena tulistab. Sõnad lendavad kiiremini kui kuul. Seetõttu on nad sõjaline jõud ja alustades siit ruumist näiteks internetiga rünnakut Läti vastus, destabiliseerime ära valitsuse ja muudame niimoodi, et sõjavägi annab alla ühtegi kuuli tulistamata. See on infosõja olemus. Oma kaitsekilbi sellest ära viskamine, aga laiapõhjaliseks riigikaitseks ja minu meelest ei ole see valitsuse tegu, see on meil kõigil endal teha. On vaja 4 asja. Ma pean silmas infokaitseks. On vaja inimeste hulka, kes saavad aru, mis asi on rünnak. Ja kas me teame, mis asi on rünnak? Ma arvan, väga tihti me ei tea. Me näeme sotsiaalmeedias, me näeme enda meedias Eestis ja mitte ainult meedias. Näeme väga selgelt väga keerulisi asju, mis ei ole suunatud Eesti riigi stabiilsusega arengu peale. Meil peab olema võimekus adekvaatseks tegutsemiseks, kui rünnak on tuvastatud. Ühel või teisel kujul ja saavutada kokkulepped, see on täiesti algusjärgus. Absoluutselt kõige tähtsam asi on see, et peab olema, nii nagu psühholoogilise kaitse analüüsis, keskel peab olema suur narratiiv, suur lugu, unistus, rahvuslik unistus. Kui see kaob ära, mis on praegu rahvuslik unistus? Kas keegi oskab mulle öelda? Ma ei tea, pensionireform või viinahinna langetamine. Mis on suur narratiiv? Robert Schiller, ta võitis 2013 majandus Nobeli. Muide, mõlemad vanaisad ja vanaemad on leedulased. Ma kuulasin tema loengut ja ta rääkis Ameerika unistusest. Ta ütles nii, et majandus on narratiiv, mis muutub viiruseks. Täpselt samuti on suur unistus see, mis muutub piltlikult öeldes viiruseks.
ja see, kui suur osa elanikkonnast mõistab samamoodi, kuhu läheme, kes me oleme, mis on meie väärtussüsteemid, siis ilma selleta võib ju arendada igasuguseid muid vahvaid asju. Mis on 4. ülesanne, on see, et tagada siseriiklik ja rahvusvaheline infovool. Ja see on võitlus imago eest. Võitlus imago eest on võitlus eluvõitlus. Ega me ei kaitse mingisugust maatükki, ega me ei kaitse metsa ega maad, me kaitseme imago. Seda kujundit, mis on alateadvuses meil sees, me paljusid asju ei tea. Ja kui nüüd 4 punkti järjest võtta, kas meie imago täna on tugevam, kui ta oli varem? Kas meie narratiiv on täna tugevam, kui ta oli varem? Kas meil on olemas, siis mina tahaks öelda nii, et selles valdkonnas on meil, kuidas siin viisakalt väljendatakse, väga suuri ressursse, pehmelt öeldes. Et kui me selle peale ei mõtle, siis see on vabatahtlik andumine. Lisaks tuleb arvestada, et seda ei saa panna Excelitesse. Seda ei ole võimalik analüüsida läbi eelarvete, sest Juhan Peegel ütles meile kõigile, kes me oleme õppinud, kõik, mis läbi inimese tuleb, on kallutatud. On väga palju erinevaid arvamusi. See on sügavalt emotsionaalne teema ja ka eksperthinnaks selle kohta, mis on oht ja mis ei ole oht, on teinekord väga erinev. Nii et minu meelest, kui me võtame strateegilise kommunikatsiooni või nimetad seda infosõjaks, laiapõhjalist riigikaitset, siis erinevad uuringud näitavad, et me Eestis oleme praegu hästi suurte aukudega ja me oleme päris hästi rünnatavad. Ja selle naermise kohta muidugi öeldakse ka seda, et kes viimasena naerab, see ei saanud naljast aru. Aga, vabandust, peastaabil oli käsi püsti. Näpp, tänan. Ma vaatasin, et Taimar just kirjutas paberile, et Raul Rebane vaatas, et paneel läheb liiga igavaks ja otsustas teravamaks ajada. Et parim selline rünnak ongi rünnak. Ma arvan, et tegelikult meil on kõik korras. Meil on selles mõttes kõik korras, et mina nii sisevaatajana kui ka kõrvaltvaatajana ja tõenäoliselt harimatu kõrvaltvaatajana ei näe, et meil oleks väga suuri probleeme riigi identiteediga, omaenda identiteediga. Ma ei näe seda. Mis on see meie imago või mis on see sõnum, seda ma ka ei tea. Aga ma ei näe, et ükski märk näitaks, et me oleme nüüd nii-öelda nagu lapsepõlvest ma mäletan, ajalooõpikus oli väidetavalt selline lause kommunistlikus ajalooõpikus, et enne revolutsiooni seisis tsaari Venemaa kuristiku serva peal ja revolutsiooniga astus ta suure sammu edasi. Et ma ei näe, et meil oleks selle sammu astumise hetk praegu. Kuid see on tähtis, see on ilmselgelt tähtis. Soomus ja sõna, ma arvan, et veel kord peavad tasakaalus olema. Ma tuleks korraks siseministri väite juurde kriis ja sõda. Ma alustaks eemalt, kõigepealt perspektiivi küsimus. See, mis on Ameerika Ühendriikide jaoks selline ebameeldiv asi ja Saksamaa jaoks suur probleem, on meie jaoks eksistentsiaalne katastroof. Et see, kui perspektiivi eraldi vaadata, siis võib-olla nemad ütlevad tõesti, et kutid, et see ei ole sõja moodigi. Ja ka Saksamaa ütleb, et proovige ära kannatada, aga meie jaoks mingi asi ongi sõda, suur sõda. Nii et see perspektiivi tuleb alati vaadata. Nüüd kriiside puhul ma olen täiesti nõus Raul Rebase poolt välja öelduga, et me reeglina ei saa aru, millal kriis pihta hakkab. See on ikka väga lihtne kriis, kui me ütleme, et nüüd see hakkas ja nüüd tuleme ümber laua ja kukume seda kriisi lahendama. See on ikka väga-väga lihtne kriis. Reeglina me kas ise eitame või ei saa aru päris tükk aega, et tegemist on kriisiga. Kui me oleme rääkinud hübriidohtudes, siis on ka päris selge, et kui tegemist on hübriidrünnakuga, see on 2 asja. Asjad ei juhtu juhuslikult ja asjad ei ole alati kindlalt piiritletud kriisid, vaid nad on väga laiapõhjalised kriisid. Nii et soomus ja sõna on korraga sõjas. Seal ei ole mingit kahtlust. Kuidas me reageerime, see on muidugi küsimus ja probleem. Laiapõhjalise riigikaitse puhul siin räägiti ressursist ja rahast. Raha ja ressurss
inimesed, aeg, raha on väga tähtis, aga mitte kõige tähtsam. Kõigepealt on vaja mõtlemine korda saada ja sõna on tõesti võimsam kui soomus. Riigisekretär lõikas nagu vaheda teraga, kuidas oli täitevvõimu sisemine töökorraldus. See mulle väga meeldis. See on väga jõuline lause, mida iganes see tähendab, aga juristid saavad aru, et proovin ka elu tuua siia. Et see ei ole alati nii lihtne, aga mis mulle vahepeal tundub, on see mõttemall on puudu. Et esimene asi, mis me tahame, on kohe raha. Ja kui keegi leiab mingi probleemi, mis on lihtsalt rahaga lahendatav, väga paljud targad inimesed ütlevad, et siis tõenäoliselt sa oled avastanud mingi vale probleemi või see on probleem, mida ei maksa üldse praegu lahendada. Ma olen näinud korduvalt ja korduvalt seda, kus meil on pigem puudu ühelt poolt mõtlemine ja teiselt poolt arusaamine, et asjad tuleb kriisiaeg panna tähtsuse järjekorda. Kui ma läheneks hästi primitiivselt, ma Elmar Vaherit siin saalis ei näinud, seetõttu ma võin julgelt tuua näidet Politsei- ja Piirivalveametist ja mängida spetsialisti, kujutleda siin. Aga oletame, et kui keegi ütleb Politsei- ja Piirivalveametile, et olgu, et mõtelge, mis raha ja mis ressurssi teil on vaja kriisiaeg ja kui lasta kõiki neid sektoreid iseseisvalt selle kallal mõelda, siis tekib suur kaos, sellepärast et liikluspolitseinik ütleb, no kuulge, siin, nagu härra siseminister ütles, tekivad suured põgenike kolonnid, liiklusjärelevalve peab, seal on suured trahvid kindlasti, inimesed kiirustavad, paneme automaatkaameraid natukene üles, ja nad kindlasti reisivad ka öösiti, et siis on öörahu, paneme paiksed patrullid, vaatame, et keegi öörahu ei rikuks, et see läheb jaburaks kätte ära, et me hakkame ressurssi panema asjadesse, kuhu tegelikult ei ole vaja panna. See näide oli jabur ja anekdootlik, aga täpselt samamoodi me võiksime mõelda ja jälle suure spetsialistina siin räägin, et kas kriisiaeg me jõuame üleval hoida kõiki haiglaid korraga. Kas me ei peaks osadele haiglatele ütlema, et kuulge, nii kui me ütleme sõna kriis, siis te panete uksed lukku. Ja me koondame arstid ja spetsialistid teatud haiglatesse, aga siis need, mis me kinni paneme sinna, siis ei ole vaja see kriisivarusid luua. Et võib-olla nagu tasapisi laieneks. Ma nüüd oma segase ja laiali valguva mõtte lõpetasin. Mõte oli väga selge. Kuidas Kaitsevägi toetab suure kriisi ajal elanikkonda? Kas see on üldse Kaitseväe ülesanne? On küll, on täiesti Kaitseväe ülesanne. Meie oleme valmis sõdimiseks. Sellega me toetamegi elanikkonda. Ehk Ootame aplausi ära. Rootsi riigikaitse arengukava koostav töörühm on teinud ettepaneku, et Rootsi peaks kriisiolukorras ilma välise abita tsiviilkaitseliselt hakkama saama vähemalt 3 kuud. Mis on Eesti termin? Taimar. Nii palju, kui ma mäletan, siis meil oli kunagi plaan sõjalise kaitse vallas, kaua me peame iseseisvalt hakkama saama. Tsiviilkaitse vallas selline kriis, kus me täiesti oleme ära lõigatud maailmas, see on ainult täiemahuline sõda, et kus on Eesti täiesti ära lõigatud ja meil peaksid olema siis varud, et täiesti iseseisvalt hakkama saada. Et selleks praegu on meil valmisolek mõned päevad. Et kas see nüüd peaks olema suurem, et see küsimus tuleb, see protsess tuleb läbi teha, et kui tõenäoliseks me sellist stsenaariumit peame ja siis kas me nüüd siis selle võrra kulutame miljoneid või 10 miljoneid rohkem, et endale sellised varud soetada, et me täiesti ära lõigatud peaksime vastu või me kulutame need 10 miljonit kuidagi teistmoodi, mida me peame targemaks. Nii et jah, praegu me peame vastu täiesti isoleeritud, kõige miinimumvarud on seal 5 päeva.
Aga võib-olla sellest rahajutust ja natuke välja tulla ja toetada seda, mida võib-olla Veiko ütles, ma tahaks nagu paari asja ka mainida, et raha on jah alati vähe. Ja eriti meiesugune õhuke riik ei saa kõiki probleeme lahendada rahapuudusel. Ja üldiselt rahapuudus on meid seni juhtinud sellistele innovaatorlikele lahendustele. Kas või see minu eelmine elu RIA peadirektorina, seal ma õppisin seda palju, kuidas enamus meie IT-tulugudest tuleneb sellest, et meil on vähe raha olnud. Et ka siin laiapõhjalises riigikaitses tegelikult me peaksime ära kasutama seda võimalust, et meil on vähe raha ja otsima neid võimalusi, kuidas paremini koostööd teha, et me ei ehita silosi, et Kaitsevägi ainult sõdib. Kaitsevägi saab ka teha ikkagi laiemalt asju. Meil on merepilti toodavad 3 erinevat asutust, olukorra teadlikkus, mis merel toimub. Merevahendeid, laevu on 3 erineval asutusel. Õhuvahenditega enam-vähem sama lugu. Meil on isegi kriisideks valmistumine praegu eraldi. On tsiviilkriisid ja siis on sõjalised riigikaitsekriisid. Et kõiki neid maailma saab konsolideerida ja sealt leida siis lisavahendeid, et teha lihtsamalt, konsolideerides, lihtsustades, näiteks pannes kokku siis tsiviilkriisideks valmistumise, sõjalisteks kriisideks valmistumise, teha selline ühtne süsteem, mis oleks ka võib-olla lihtsam kui praegune. Et kui meil raha vähe on, siis äkki me saame need reformid ära teha. Sest muidu on nii, et iga asutus teeb ikka nagu eestlasele omane, et igaüks saab oma asja, mitte ei tee teistega koostööd. Võib-olla siis võiks selle uue riigikaitse seaduse, mille eelnõud arutatakse, võiks ümber nimetada laia riigikaitse seaduseks. Ja või soomlaste eeskujul valmidusseaduseks. Kuidas riik on kriisideks valmis, kõikideks kriisideks. Sest see seadus meil ju praegu puudub. No meil on ta erinevates seadustes laiali. Seda on kogu aeg konsolideeritud. Eelmine kehtiv riigikaitse seadus võttis kokku 3 erinevat seadust. Nüüd võetakse veel, tõmmatakse kokku. Aga Tõmmake veel kokku. Veel saab kokku tõmmata. Aga see on niisugune loomulik areng tegelikult, see, kuidas meie mõtlemine areneb, bürokraatia muutub, see peegeldab ka siis ka seadusandluses, et seadused on tavaliselt reguleerivad eilset päeva, mis me oleme õppinud juba, selle me valame seadustesse. Et iseenesest see, et need riigikaitsealased seadused on muutunud nii palju viimase 10 aasta jooksul, on märk sellest, et meie mõtlemine on arenenud ja meie toimimine on arenenud edasi. Suur tänu. Poole tunni pärast on siin peaminister, nii et palun kasutage aega, näen ette kätt. Oi jumal, kui palju vabandust. Aga seal oli esimene, jah. Einar Eiland, Elukeskkonna ja Rahvastiku Arengu Selts. Ma ikka tuleksin tagasi selle, kuidas öelda, sellise selle põhiseadusliku korra tagamise suhtes, eks ole. Et meil on ikka, kuidas öelda, et kui me hakkaksime nagu sealt otsast pihta, et kui meil kas või need kohalikud omavalitsused saaksid aru, mis asi see põhiseaduslik kord on üldse. Miks ma seda küsin, eks ole? Et kui teie räägite siin laiapõhjalistest riigikaitsest, eks ole, siis selle lahutamatu osaks võiks ju olla see, et kohalikud omavalitsused saavad aru, mis asi on põhiseaduslik kord ja suudavad seda tagada inimestele. Meil on siin konkreetne näide, eks ole, et õiguskantsler tuvastab olukorra, et kohalikud omavalitsused ei saa sellest aru ja siis hakkab tõsine innovatsioon pihta. Esiteks, eks ole, suunatakse see lahendamiseks Justiitsministeeriumisse, öeldakse, et seal on targad onud, kes peaksid sellega tegelema. Siis nemad tunnistavad, et ei, tegelikult see on Siseministeeriumi rida. Siis saadeti Siseministeeriumist uuesti tagasi õiguskantsleri juurde, õiguskantsler ütleb, et ei, et huvitavad, siin peaks keegi veel sellega tegelema, äkki siis Riigikogu äkki, eks ole, pidasime Mart Nutiga nõu, sealt saadeti Riigikantseleisse ja nüüd ta on siis härra Helme laua peal, 3. kuud on seal.
nii et ja kui me küsimuseni küsimus ongi see, et kas sellist nagu ahelat ei saaks kuidagi nagu kokku võtta, et see ei kestaks nagu üsna mitu aastat ja kuidas siis saaks näitena need kohalikud omavalitsused nagu vastutusele võtta või selgeks teha, et nende ülesanne on ka põhiseadusliku korra tagamine, nii nagu see põhiseaduses kirjas on. Aitäh! Ma ei tea, härra siseminister, kuidas hoida kohalikke omavalitsusi joone peal? Põhiseadusliku korra tagamine on meil kaitsepolitsei ülesanne. Ja selge on see, et kaitsepolitseil ei ole kõikides kohalikes omavalitsustes oma struktuuriüksusi, ja nad ei saa seal neid kohalikke omavalitsusi kuidagi põhiseadusliku korda kaitsma panna. No, meil Eesti Vabariigis ikkagi eksisteerivad üldõigusaktid. Meil eksisteerib põhiseadus, mis annab ette ka selle raami, mille sees toimivad kohalikud omavalitsused, nii et ma selles mõttes siin nagu seda küsimust ei näe. Kui me räägime laiapindsest riigikaitsest, siis kohalikele omavalitsustele tänases olukorras laienevad kindlasti palju suuremad väljakutsed kui veel mõnikümmend aastat tagasi. Kui meil oli nii-öelda maa vanaemade ajajärk ja igal ühel olid maal vanaemad, vanaisad, onud, tädid, laudas olid sead, lehmad, lüpsti pangetäis piima, toodi kana alt munad. Seda olukorda meil enam ei ole. Ja see tähendab seda, et laiapindne riigikaitse tähendab hoopiski tsentraalsemat elutähtsate teenuste ja vahenditega varustamise ülesannet nii riigile, valitsusele tervikuna kui ka kohalikele omavalitsustele. Et see on täiesti uus olukord, kus me oleme võrreldes sellega, mis oli näiteks teise maailmasõja ajal. Täiesti teine olukord. Ja siin, nagu ma ütlesin, meil tegelikult on praegu olemas juba evakuatsiooniplaanid ja meil on evakuatsioonikohad ja meil on kohalikes omavalitsustes kontaktisikud, võtmeisikud, kellede puhul me teame, et nende kohustus on evakuatsiooni ja evakueeritutega tegelemine ja neile elutähtsate teenuste ja vajaduste rahuldamine. Et selles mõttes ma nagu siin väga suurt probleemi ei näe, ma näen probleemi muudes valdkondades. Ma olen korduvalt öelnud ja ma tean, et see on peavalu väga mitmetes valdkondades, kuidas me tagame side ja informeerituse. Kui meil tekivad kui meil on tõsine küberrünne ja ei maksa alahinnata, et meie potentsiaalsel vaenlasel ei ole võimekust massiivse küberründe tekitamiseks, mis vähemalt ajutiselt võib tekitada meile suuri probleeme. Meil on küll NATO küberkaitsekeskus siin ja meil on Kaitseliidul oma küberkaitseüksus, aga me kõik teame, et meie vaenlane potentsiaalne on selles valdkonnas võimekust järjest arendanud ja kui me räägime, et 2007 me tulime pronksiööde ajal šapkami budem kidать, nagu ütlevad meie idanaabrid, toime selle olukorraga, ilma et meil oleks olnud mingisuguseid väga tõsiseid häireid riigi funktsioneerimises, siis mina ei võtaks mürki, et uue konflikti puhul nende küberründe võimekus ei oleks kordades suurem ja ei suudaks meile tekitada rohkem kahju ja selle kahju kaudu riigi funktsioneerimisele ja kõigi riigi poolt vajalike elukondlike, teenus kõlab nii halvasti, tagamises mingisuguseid lünki tekitada. Et mina näen siin nagu seda põhiprobleemi, ma siin nagu seda juriidilist probleemi kohe kuidagi ei näe, ega ka kohaliku administreerimisvõimekuse probleemi, et seal ei tuldaks põhiseadusliku korra tagamisega toime. Härra siseminister, kas on teada, mitmes omavalitsuses on elanikkonna evakuatsioon läbi mängitud õppusena? Läbi mängitud, seda ma ei oska öelda, ma ei usu, et väga paljudes, aga küll on neil see teadmine, kõigis meie omavalitsustes on see teadmine, see koht ja vastutav isik olemas. Nii et ja enne härra moderaator küsis, et kas meil on teada, kes varustab meid siis meditsiinivahendite, toidu, veega ja need asjad on ka kokku lepitud, põhimõtteliselt need lepingud on sõlmitud, aga meil võib tekkida ka küsimus transpordiga ja kui me räägime ikkagi sõjalisest kriisist, kui me üheaegselt peame läbi viima näiteks 2 suurt asja, mobilisatsiooni ja evakuatsiooni, niisugused õudsed võõrsõnad,
siis kujutage ette, missuguse koorma see paneb riigi administratiivsele ja füüsilisele ja muule võimekusele. Palun. Halo, nimi on Aku Sorainen, advokaatti. Mulla olisi kysymys herra ministerille niin päästöseaduse kohtaa. Suomessa on sellainen noue ollut jopa ammu, että alatti kun ehdotaanko uusia huoneita, on ne sitten tööstushuoneet, konttorihuoneet, voi kortteri elamut, niin sinne on vaja ehdottaa siviilikaitsevarjent. Ja kaikki maa-aluset parkkimishuoneet on samassa siviilikaitsevarjentit. Että kas sellist nouet on myötut Eestis päästöseadusessa, või on see lihtsalt nii ülearuselt kallis nõue? No jah, see on selline mutkikas kysymys, kui te soomlastele juba vihjate siin. Soome olukord on muidugi hoopis oluliselt erinev. Esiteks on suur osa Soomest nii-öelda peruskallio peal ehk siis graniidi peal seisev ja graniidi sisse õõnestada selline väga tõsine varjend elanikkonna jaoks on oluliselt lihtsam kui meil siin Eestis, kus on mineraalpinnased ja paljudes kohtades ka väga vesised pinnased. No, me tegeleme sellega, võib-olla Taimar võib mind täiendada ja täpsustada selle varjendite valmisoleku ja arendamise asjaga, see põhimõtteliselt on päevakorras ja laual asi, aga siin on ka küsimus selles, et me peame asja nii-öelda kommertspoolt vaatama, meil riik ei ehita tänapäeval ju praktiliselt mitte midagi. Meil ehitavad eraettevõtted ja eraettevõtted, kui me paneme neile laua peale nõudmise, et kõik uued hooned peavad olema rajatud nii, et seal all on varjendid, siis see ajab need uued hooned, need uutes hoonetes olevad büroopinnad ja korterid oluliselt kallimaks. Ja no, ma ei oska öelda, kui suur on valmisolek siin minna panka ja öelda, et ma tahan nüüd endale osta 3-toalist korterit uues majas ja seal öeldakse teile, jaa, nüüd on need uued majad esiteks energiatõhusad, nullenergiamajad, mis teeb nad kallimaks, ja teiseks, seal on varjendid, mis teeb nad ka kallimaks, mis tähendab seda, et korterite hinnad on tõusnud 3 korda, täiesti lambist panen praegu. Missugune on see valmisolek meil seda finantspoolt ka kanda ja ettevõtjatel seda finantspoolt kanda ja pankadel arvestada sellega, et inimesed on võimelised seda finantskoormust kandma, et see ei ole nii lihtne. Nüüd, ja veel üks moment. Me oleme teinud ka mõningaid arvutusi nende võimalike varjendite nii-öelda tugevuse kohta, et missugusele ründeastmele või kuidas me ütleme, nad vastu peaksid. Tänapäeva tulevõimsus, ja siin loomulikult sõjaväelased võivad palju põhjalikumalt rääkida, on sedavõrd võimas, et maa pealt ära pühkida mingi tavaline elumaja, kus all on kelder, mis on võib-olla mingisugusele väiksemale plahvatusele vastupidav, ikkagi massiivsele raketirünnakule ei pea nad kuidagi moodigi vastu, mis tõttu tegelikult tänasel päeval ei ole meil küsimus mitte inimeste viimises kuskile keldritesse, vaid elanikkonna võimalikult kiires hajutamises, sest et ükski riik, isegi mitte Ameerika Ühendriigid, ei ole nii rikas, et terve Eesti maa vaid pommitamisega, vaid raketilöökidega üle käia, et võimalikult suuri elavjõukahjusid tekitada ja materiaalset kahju. Et elanikkonna hajutamine on tegelikult see väljakutse, mis meil on, mitte elanikkonna koondamine kuskile keldritesse, kus neid võib hulgi löögi tapamuse korral surma saada. Et siin see asi on mõnevõrra keerulisem, kui ta pealt näha võib-olla paistab. Aitäh! Palun sinna. Piret Kuusik, Eesti Välispoliitika Instituut RKK. Minu küsimus on suunatud minister Helmele. Et mis on teie nii-öelda, kuidas te näete ja ka ministeeriumi koha pealt, kuidas ministeerium näeb, et kaetakse ära see inimressursi vajadus sisekaitsereservi mehitamisel? Et kui me vaatame tänast ikkagi aktiivselt elanikkonda, siis need on täna kaitseliitlased, abipolitseinikud, päästjad, reservohvitserid. Et kas siis on, kas ette on näha, et samad inimesed peaksid siis veel lisakohustusi juurde võtma? Aitäh! Ja aitäh küsimuse eest. Mul on väga hea meel, et ma selline populaarne mees iludus olen, et mulle küsimusi esitatakse. Aga õnneks on ilmunud nüüd siin viimase nädala jooksul või nädalavahetusel terve hulk artikleid ka ajalehes Postimees, mis kogu seda sisekaitsereservi teemat valgustavad, et soovitan ka neid lugeda. Aga kui te küsite, kuidas seda komplekteerida, siis see komplekteerimine
ei ole vabatahtlik. Me ei ütle vabatahtlikele, et uks on seal, aga vabatahtlikud peavad teatud parameetritele vastama ja me komplekteerime sisekaitsereservi ajateenistuse läbinutest, kes on baaskursuse läbinud, sõjaväepolitsei endistest liikmetest ja teatud kvalifikatsiooni astmega inimestest. Ja kui te ütlete, et meil juba on, aga meil tegelikult ei ole sugugi nii palju, meil on 1000 abipolitseinikku, meil on paar tuhat vabatahtlikku päästjat, kuskil 500 merepäästjat umbes, 25 000 suurusjärk kaitseliitlast, või esimese Eesti Vabariigi ajal oli kaitseliitlasi vist, kui ma ei eksi, 40 000. Et meil tegelikult see reserv on ja kui me räägime reservi arvatud ja kaitseväest läbi käinud inimestest, siis härra Palm parandab, aga mul on meeles riigikaitsekomisjoni liikmeks olemise ajast, et neid on vist kuskil 60 000 suurusjärk, on mul õigus. Et tegelikult meil see reserv on olemas, kust võtta ja need inimesed muide ei hakka selles sisekaitsereservis osalema vabatahtlikkuse alusel. Nad on seal mobilisatsiooni alusel. Nendega sõlmitakse vastavad lepped, nad alluvad juba korraldustele, nad teavad, et see on see, millega nad peavad tegelema, milleks on nad nõudesoleku andnud, milleks nad on väljaõppe saanud ja milleks nad on ka varustuse saanud ja neil on vastutus. Härra kindral, kas Kaitsevägi annab need mehed, annab ära? Minu käest küsisid. Me oleme väga sellises, kuidas ma ütlen, aktiivses läbirääkimiste etapis praegu. Ja see tähendab mida? See, kui teaks, siis vastaks, muidu ma ju ei räägiks niisama. Aga see, mida ütles riigisekretär, on täiesti õige. Me peame kasutama mitte riigi ressursse, see on see, mis mind natukene häirib, me nüüd kaldume liiga palju riigi poole. Me peame kasutama ühiskonna ressursse ühiskonna kaitsmiseks. See on see, mida me tahame paremini teha. Ja kohalikud omavalitsused mitte ainult, vaid igal pool üle terve Eesti me peame suutma kriisidele vastu panna. Sisekaitsereserv, need läbirääkimised, mis meil praegu on, ma mõtlen täiesti praktilised, et kes teeb mida. On just nimelt üks selline näide, kuidas me saaksime meie ehk kaitseväe olemasolevaid oskusi kasutada sisekaitse jaoks. Me ei vastutaks sisekaitse enda eest, vaid me vastutaks osade, kus ma siis ütlen, juppide eest. Me võtame neid reservväelasi, keda meil enam oma struktuuris, sõja struktuuris vaja ei ole ja kasutame neid sisekaitse jaoks. Aga ma tahaks siiski parandada, et kuigi Eesti Kaitsevägi on 27 aasta jooksul koolitanud välja selgelt üle 60 000 inimese, siis tegelikult inimesi on meil väga vähe. Kogu riigis on väga vähe, aga ka meil on väga vähe, kui me hakkame mõtlema oma ülekatete peale, oma reservide peale. Ja Kaitsevägi on teadupärast selline organisatsioon, kes arvab, et reserv on alati parem kui reservi puudumine. Et me üritame ka reservile tekitada oma reservi, et siis meil jääb õige pea nendest inimestest napiks ja kui me vaatame ka kogu seda laiapindset riigikaitset, siis me sisuliselt kõik, me ei tohi tekitada olukorda, kus me hakkame kõik kemplema selle sama ressursi pärast. Politsei, Päästeamet, riigi muud struktuurid, Kaitsevägi. Ja seetõttu me peame tõesti olema hästi nutikad ja me peame tekitama sümbioosi mitte ainult riigi, vaid ka erasektori vahel, iga ühe vahel. Me enne paneeli rääkisime Raul Rebasega. Ma jagasin oma kogemust paar aastat tagasi, matkasin ühes Eestimaa maakohas, mis oli enne teist maailmasõda suhteliselt tihedalt asustatud oma pojaga ja meil tekkis selline probleem, see on maakoht, kus on endised talud, nüüd on suvilad ja hästi tundub selline jõukam rahvas olevat. Meil lõppes vesi otsa ja me ei saanud vett ja see oli selline asi, millega ma ei olnud kokku puutunud varem. Et Eestimaal on vett nii, et on igal juhul. Ja seal oli siis niimoodi, et ei olnud enam salvkaevusid, olid puurkaevud. Seal oli ka sellel päeval oli minu arust ka mingi elektrikatkestus, inimesi ei olnud kohal, suvekodud. Puurkaev tähendab, sul on ju mingi asi seal maa sees, et ega sa sealt ju pudelit ei täida, kui elektrit ei ole. Ja kus sa selle elektri sissegi paned, kus sa tead.
Et see oli minu jaoks väga-väga kummastav aru saada, et kui siseminister rääkis hajutamisest, siis kuidas me hajutame? Me pole isegi läbi mõelnud selliseid asju, et kuidas tekitada just nimelt mööda minevale matkajale pudel vett. Et isegi see on juba probleem tänapäeval tihtipeale. Ma pean siin parandama, see ei vasta tõele, et me ei ole läbi mõelnud. Me oleme läbi mõelnud ja minu laua peal tööl vett ma ei saanud. Evakuatsioonikava täiesti olemas ja evakuatsioonikava raames me ikkagi räägime ka sellest, et inimesed saaksid vett ja sooja ja valgust ja meditsiiniabi. Ja see ongi see laiapindne riigikaitse. Et meil on, ma julgen öelda niimoodi, 25 aastat helitatud kaitseväge. Või 27 või 28, võtame kuidas tahame. Aga meil tegelikult on sisekaitse jäänud vaeslapseks. Meil ei piisa sellest rahalisest ressursist, mis meil praegu sisekaitse või ütleme siis siseministeeriumi valdkonna peale tervikuna on. Tegime praegu riigieelarve. Kõik karjuvad, kes karjub palgatõusu, kes karjub, et mul on 2 aasta pärast see tehnika vananenud, mul on poole aasta pärast mingisugune muu varustus, et tärmin kukub, igasugused keemiatõrjevahendid. Seal on kuupäev peal. Sellest kuupäevast alates seda enam kasutada ei tohi. On vaja uus muretseda. Selleks on raha vaja. Ja nii edasi ja nii edasi. Et meil ei ole tegelikult sisekaitse peale, siseturvalisuse peale aastaid eraldatud piisavalt raha. Ma ei heida seda kellelegi ette, sellepärast et tekk on lühike alati. Aga fakt on see, et kui me oleme pühaks lehmaks teinud 2%, millele me tegelikult maksame peale natuke veel 1, midagi seal, 2,16 või palju meil seal on see, eks ole, siis vaadake, mis maailmas toimub. Meie silmade all laguneb senine maailmakord. On täiesti ilmselge, et sisekaitsel on vaja suuremat tähelepanu pöörata, suuremat ressurssi eraldada, sest kõik konfliktid algavad sisemistest konfliktidest. Olgu nad rahvustevahelised, olgu nad olmelised, olgu nad poliitilised, olgu nad mis tahes konfliktid, nad algavad. Kaitsevägi on tegelikult teine kaitseliin. Esimene kaitseliin on sisekaitse. Politsei, pääste, vabatahtlikud. See on meie esimene kaitseliin ja siis on alles kaitsevägi. Kaitseliit on kuskil siin vahepeal. Et me peame mingil määral ümber mõtestama kogu oma senise lähenemise selle asjale. Ei tule meile Vene tankid praegu üle piiri. Nad tulevad siis, kui puhkeb suurem rahvusvaheline konflikt ja siis tuleb neid oigu palju. Aga praegu, selles olukorras, kus me oleme, on oluliselt tõenäolisem mitmesuguste sisekriiside, sealhulgas sisekonfliktide tekkimine. Me püüame olla valmis, me püüame neid ennetada, meil on selleks olemas kaitsepolitsei, meil on selleks välisluure, meil on selleks ka sõjaväeluure, meil on tegelikult üsna hea pilt ees, mitte miski ei juhtu naljalt kripsu lastes, aga tegelikult ma ütlen teile, Siseministeerium oma ressurssidega on esimene kaitseliin ja me peame hakkama sedapidi oma riigikaitset ka mõtestama. Härra kindral. Ja ma tahtsin öelda isegi mitte kiire vastulause. Ma kummardan teie ettenägelikkuse eest, kui te teate, millal Vene tankid ei tule üle piiri. Me oleksime väga õnnelikud, kui sellist täpselt luureinformatsiooni ka meile edastatakse. Ja ma mitte mingil juhul ei arva, et sõjaliseks riigikaitseks 2% peaks olema püha leht. Kindlasti ei ole, et alles paar kuud tagasi ma tuletan meelde, et teie enda erakond nõudis 2,6%, nii et ma ootan huviga pigem seda 2,6% sõjalisse riigikaitsesse. Meil läheb vaidluseks ja on natukene alatu tulla mind ründama sellega, et mina tean, millal Vene tankid tulevad. Ja meie luure teab, et selleks, et Vene tankid valmis seada, läheb natukene aega. Ja meil on luure piisavalt heal tasemel, me saame selle teada vähemalt 48 tundi varem. Nii et selles mõttes on see löök allapoole vööd. Ma annan siis ka löögi allapoole vööd ja ütlen, et meie 2,6% sisaldaks ka kulutusi ühishangetele, sisekaitsele ja kaitseväele ja me saame väga palju ühishankeid teha, kas või selle sama sisekaitsereserviga. Meil on võimalik varustust hankida koos, meil on võimalik pikki püsse hankida koos ja muud seesugust teha. Nii et 2,6, kui me selle paneme kokku meie vajaduste ja teie vajadustega, on täiesti realistlik.
No ma tegelikult ei tahtnud seal seisma jääda, et härra minister, ma olen täiesti nõus, ma isegi ei jagaks meie ja teie, ma ütleks ikkagi, et me kõik oleme üks Eesti riik ja üks Eesti ühiskond. Aga ma tahtsin pigem sellest öelda, et laiapõhjaline või laiapindne riigikaitse ei ole kindlasti mitte ainult sisekaitse või ainult sõjaline kaitse, vaid ta peabki katma kõik ühiskonna toimealad. Et ühiskond peab saama toimida nii kaua kui vähegi võimalik, kuidas ma ütlen, normaalselt või vähemalt piisavalt hästi. Ja seal tõesti iga kord ei piisa sõjalisest kaitsest ega ei piisa ka sisekaitsest. Pank peab toimima, elekter peab kuskilt tulema, info peab kulgema. Nii et me peaksime laiapindsest rääkima rohkem laiapindselt, mitte jääma ainult sõjalisse riigikaitsesse või sisekaitsesse. Ja tagasi tulles siis oma alguse juurde, aga see muidugi ei tähenda, et me peaksime seda mõistetele liiga hajusaks tegema. Ehk siis me ei peaks rääkima asjadest, mis on väga tähtsad Eesti ühiskonnale, Eesti rahvusele, aga võib-olla ei ole seotud otsese laia riigikaitsega. Raul Rivane. See paneel on väga informatiivne. See lihtsal põhjusel, et nii palju on konkreetseid ja praktilisi asju, et nii see udu jaoks, kuidas andutakse ilma kuuli tulistamata, selleks ei aega. 2008, 2009, 2010 välja töötatud Eesti psühholoogilise kaitse skeem sõnastas keskse kaitsestruktuurina rahvusliku kokkuleppelised väärtussüsteemid. Seal ümber on sisekaitse, meedia, kodanike ühiskond, kultuur ja kõik need on ümber. Keskel on see, mis on meie väärtussüsteem, mille eest me oleme nõus lõpuni võitlema ja mis on eesmärk. Nõukogude ajal oli üks niisugune asi nagu päev, suurtükiväelaste päev ja siis oli niisugune suur loosung, et meie naš cell kommunism sel päeval, et meie siht on kommunism. Mul on tunne, et mis vihjega siit tuli, et maailmakord muutub, ma ei arva, et ta nii kiiresti muutub, aga mul on praegu tunne, et peamine sihtmärk väga paljudes Euroopa riikides tuleb arutada seda, et kas ta ka meil on tegelikult demokraatia. Ja see võib tähendada väga suurt muutust. Ja minu meelest igaüks peaks me enda sees järele mõtlema, et mida me tegelikult kaitseme, mis on see viimane kaitseliin, millest me tahapoole ei lähe. Ja tänase vestluse kokkuvõtteks võib-olla nii palju minu poolt, et selle aasta märtsikuus esines televisioonis üks noor mees, kelle nimi oli Jan Teevet. Ta on Paide teatri vist kunstiline juht, vaadake see jumalate näidend seal Pargamäel, tema oli selle lavastaja. Ma mäletan, kui ta ütles, et praegu otsustatakse, kas Eesti riik on valmis tulevikuks või tuleb 20 aastat oodata. Ma jätaks selle mõtte tänase kõikide paneelide peale kokku teile arutamiseks, et kas me oleme valmis tulevikuks, suureks tulevikuks, sest tulevik on kindlasti erinev kui tänane päev, või tuleb 20 aastat oodata. Aitäh. Taimar, sa tahtsid vahepeal midagi öelda? Jaa, Raul rääkis nii suurtest asjadest, et ma tegelikult olin siin Mardi ja Veiko Vello vahel, siis mõtlesin siin öelda, et minu eelmises elus Riigi Infosüsteemi Ameti peadirektorina võin ma öelda, et see IT-vallas on veel suurem ikaldus. Veel vähem inimesi, veel vähem ressurssi, me oleme selle e-riigi üles ehitanud ja seal on tõsiselt meile mingit rääkimata reservidest midagi, et inimesi lihtsalt pole, kes aitaks seda kaitsta. Neid on hästi vähe, aga see asi muutub pärast keerulisemaks. Aga ID-kaardi kriis oli niisugune hea näide, ma arvan, millest võiks laiemalt õppida, oli see, et kui oli ikkagi riik oli hädas, siis tulid kõik appi. Tuli töötusspordiajakirjanik appi, tuli Kaitsevägi appi, Uku Aroldi näol. Tulid ettevõtted appi, kõigile, kellele ma helistasin, olid kohe valmis aitama, ülikoolid tulid appi, osad pakkusid ise, et minule süstis see tohutut optimismi, et ikkagi kui häda on käes, siis me eestlased toimime ühtse kogukonnana. Et aga seda sama mudelit, ma arvan, kui me räägime elanikkonnakaitsest ja sõjalisest kaitsest, on keeruline rääkida, Kaitseliit on seda vabatahtlikkust kanaliseerib,
aga elanikkonnakaitsest, siis seda saab teha täpselt sellise samasuguse mudelina, kus ikka kõigil on oma roll, inimesed peavad aru saama oma rollist, asutused, elutähtsa teenuse osutajad, riigiasutused, kõik mängivad kaasa, kõigil on oma roll. Ja mis sa ennem seal, kui sa küsisid, siis ma rääkisin, et jah, et ära muretse, et siin on täitevvõimu sisene töökorraldus. Muidugi ma muretsen, sellepärast teie käsite mul jahu varuda, mida ma teen kohusetundlikult, pluss konservid, aga kes mulle appi tuleb, seda teie? Just, et me tegelikult peame hakkama seda harjutama. Samamoodi nagu Kaitsevägi harjutab, nagu kõik teised struktuurid teevad õppusi, peame me ka inimestega koos hakkama harjutama. Mina olin aastaga tagasi Kaunases, kus äkki hakkasid sireenid tööle, tuli mingi leedukeelne SMS, Google Translate'iga tõlkisin ära, toimuski elanikkonnakaitseõppus. Et me peame inimestega, me peame seda läbi mängima, et ei tekiks seda paanikat, ei tekiks, mis ma nüüd teen, et kes tuleb ütleb mulle, mis ma nüüd tegema pean, vaid see kõik on, ma olen harjutanud, ma tean, et mul on makaronid kapp on täis makarone ja et sellises olukorras ma käitun niimoodi, et ma olen seda õppusel läbi teinud, et me peame nagu sinna välja jõudma, et siis kui päris kriis jõuab, siis on meil see õppus vähemalt läbi tehtud, et praegu meie kõrgem ambitsioon ongi võib-olla see, et me jõuaksime selle õppusel läbi teha. Muidugi härra kindral pani mind praegu ennist mõtlema, kas tasub makarone varuda, kui nüüd millegiga keeta ei ole võimalik, sest vett ei ole. Aga küsimus. Siseminister alguses väga kenasti rääkis, millest koosneb kõik laiapõhjaline riigikaitse ja seda Taimar mainis veel uuesti üle, eks ole, lisaks jõustruktuuridele ja kaitseväele ja nii edasi. Ka kõik meie siin, riigiametnikud, ajakirjanikud, pankurid, ettevõtjad, advokaadid, meie kõik. Kõrged riigiametnikud ja avalik sektor ja erasektor siin koos moodustab ka ühe mõiste lisaks laiale riigikaitsele, mida teie siseminister olete nimetanud süvariigiks, mida te soovite likvideerida. Kui te selle süvariigi olete likvideerinud, siis kuidas seda laia riigikaitset teostama plaanite hakata? Süvariik on nüüd natukene teine teema ja teine termin kui laiapindne riigikaitse. Laiapindne riigikaitse sisaldab loomulikult ka riigisaladuse elementi ja mitte vähe, aga põhimõtteliselt on ikkagi mõeldud kogu avalikkuse tarvis ja kogu avalikkust kaasates, sealhulgas ka kõiki neid teenuseid ja infosüsteeme kaasates, mis on vajalikud, et inimesi varustada, inimesi kaitsta, inimesi informeerida. Mis puutub süvariiki, siis süvariik on hoopis teine teema ja ma arvan, et ma siin praegu seda kommenteerima väga ei pea, sest see puudutab rahvusvahelisi mitmesuguseid koostöövorme, mis mõjutavad riikide sisepoliitikat mõnevõrra mööda minnes tavapärastest demokraatlikest protseduurist. Oma sellise suhteliselt umbmäärase definitsiooniga. Nii, aitäh ja ma saan aru, Madis, ma võin veel ühe küsimuse võtta, jah? Palun. Mul on küsimus siseministrile. Me siin eelmistes paneelides kuulsime rahvusvahelisest kontekstist, solidaarsusest ja mul küsimus selle kohta, et ümbrus riikides, olgu see Skandinaavias, Prantsusmaal, Saksamaal on näha, et massiline migratsioon on reaalne siseriski allikas ja teisel või kolmandal moel see risk realiseerub. Kas meie siseministeeriumil on mingisugune tõepõhine teave ja arusaam selle kohta, miks meie lõunapoolsed liidu riigid, Euroopa Liidu liikmesriigid ei võta midagi ette massilise migratsiooni peatamiseks, kui näiteks Malta suudab seda teha, aga Itaalia ei tee ja veelgi enam Kreeka, kellel on ju täiesti reaalne ja tõsine võimekus olemas. Aitäh! No, ma arvan, et see on niisugune teema, mis vääriks omaette paneeli ja sellel paneelil muidugi peaksid olema erinevate seisukohtade esindajad, kes saaksid seal siis vastastikku mõõtu võtta.
siin on tegelikult terve rida põhjusi, miks ei ole sellele immigratsioonile piiri pandud. Üks põhjus on loomulikult see nii-öelda liberaaldemokraatlik ideoloogia, mis ütleb, et planeet Maa on meile kõik üks ja kõik me oleme selle kodanikud ja kui me vaatame seda ÜRO rändepakti, mille ümber siin möödunud aasta lõpul oli suur kisa ja kära ja millest praegune valitsus on distantseerunud välisministri poolt ÜRO peasekretärile, kui ma ei eksi, saadetud kirjaga, tehes teatavaks, et me ei loe sellele paktile antud nõusolekust välja mingeid meie riigi jaoks siduvaid kohustusi, siis see on üks pool, see, et migratsioon, ümberpaiknemine planeedi Maa ruumis on inimõigus. See on inimõigus, mida kelleltki ei tohi ära võtta. Aafriklane võib elada ükskõik missuguses Põhja-Euroopa riigis ja põhja-eurooplane võib minna elama ükskõik missuguse Aafrika riiki. See on inimõigus, mis on võõrandamatu. See on niisugune liberaaldemokraatia aluspõhimõtete hulka kuuluv ideoloogiline postulaat. Nüüd teine ja Euroopa seisukohast, ma arvan, et mitte just väheoluline, on Euroopa demograafiline allakäik, millel põhines omaaegne Euroopa hegemoonia maailmas. Väga lihtsatel asjadel. Siin leiutati sellised toredad asjad nagu hügieen ja parem toitumine, mis tähendas, et reproduktiivne käitumismudel jätkus, aga surevus kahanes. Surevus kahanes, Euroopa rahvad hakkasid kiiresti kasvama, Euroopa rahvad tekkis ülejääk. Suurbritannia, Inglismaa ei suutnud oma elanikke ära toita ja need inimesed hakkasid välja valguma ja koloniseerisid muid maailma osi. Nüüd on praegu tekkinud selline olukord, kus need samad meditsiini, toitumis ja muud asjad on jõudnud nii-öelda kolmandasse maailma ja me näeme selle kolmanda maailma demograafilise plahvatuse tippu. Me näeme ka, et see tipp hakkab juba tasapisi järele andma, aga see tipp tähendab ühtlasi ka seda, et kui te vaatate näiteks meie sõpru palestiinlasi, Euroopa Liit väga armastab palestiinlasi ja Eesti kuulub Euroopa Liitu, nagu me teame, siis ma toon sellise näite, ma armastan väga seda näidet. Kui Iisraeli riik välja kuulutati pärast teist maailmasõda, siis oli palestiinlasi 650 000. Praegu on palestiinlasi kuskil suurusjärk 7 miljonit. See tähendab, et selle ümmarguselt 70 aasta jooksul on palestiinlaste arv enam kui 10-kordistunud. See on näide, aga see on ainult üks näide demograafilisest plahvatusest. Ja kui te vaatate, mis seal Palestiinas on, igav liiv ja tühi väli, sellele tohutule inimhulgale ei ole inimväärseid elamistingimusi, aga nad ju näevad televiisoris, nüüd ka nutitelefonis, igal pool moodsates teabevahendites, mismoodi elatakse Euroopas, missuguste autodega sõidetakse, missugustes ööklubides käiakse ja nii edasi ja nii edasi. Nad tahavad sedasama elukvaliteeti. Aga nad ei saa seda elukvaliteeti seal liivas ja tühjal välja põluda, see on võimatu. Ja siit tuleb ka see migratsioonisurve sealt poolt, samal ajal kui vananeb Euroopa, on töökäte puuduses, tarbijate puuduses ja kõigest sellest tulenevate probleemide ees. Siin on nagu need probleemid, nii et miks ei tehta midagi? Ei tehta nii ideoloogilistel kui demograafilis-majanduslikel põhjustel. Lühke vastus. Suur aitäh, jõudsime nüüd kindrali kirjeldatud kuristikusõrva sammu tagasi eelmisse paneeli, mis puudutas välispoliitikat, aga kindralil jälle näpp püsti. Ma tegelikult mõtlesin, ma ütlen viimase asja, kuna Taimar ütles väga hästi ja Raul ütles ka väga targad sõnad. Et ma tahtsin kuidagi nagu stand-upiks. Et ma tahtsin lihtsalt lõpetuseks öelda, et fakt on see, et meil kriisid tulevad. Et kriisidest me ei pääse. Millised need kriisid on, kui teaks, siis oleks väga hea, aga tõenäoliselt me enamus ei tea, aga kriisid tulevad. Ja üks põhjus on kindlasti see, et meil on selline naaber, nagu see on, ja ma ei mõtle Soomet ja Lätit. Kriisid on kindlasti pikaajalised ja kriisid on kindlasti komplekssed.
ma arvan, et Raulil oli täielik õigus, kui ta ütles, et see ühiskonna baastugevus peab olema nii hea, nii võimas, et kui meie ühiskond juba esimese kriisikese puhul kukub ninali maha ja hakkab mõtlema, et mis on elu mõte ja kas on vajalik olla eestlane või kas me üldse siin peaksime olema, siis ei ole mõtet edasi arutada. Siis on kõik kaotatud. Siis võib rahulikult kindlalt nurka visata. Aga ma ei usu, et me praegu seal oleme ja ma ei näe, et me sinna ka jõuaksime. Et see ühiskonna esmane tugevus peab olema selline piisavalt stoiliselt, piisavalt rahulikult peaksime olema. Kõikidel meil, erasektoril, sõjalisel kaitsel, sisekaitsel, ükskõik kellel, peab olema, nii nagu Taimar ütles, väga tugev olukorra teadlikkus ja info jagamine. Me peame tundma ära, et me peame piisavalt vara aru saama, et kus meie jaoks hakkab asi hapuks minema. Sellepärast, et kui kriisist me saame alles siis aru, kui me oleme seal nägupidi kriisi sees, siis on jälle hilja. Siis on jälle väga raske midagi teha. See on nagu teatris, et 5 minutit esietenduseni ja kõik peanäitlejad on sul haiged või purjus ja valgus ei tööta ja eesriie ei lähe lahti. Et kuidas see esietendus ära pidada, ei peagi, teatri kinni. Et info jagamine, olukorra teadlikkus ja see kestvus ehk piisavalt ebapopulaarne sõna niimoodi pekki vöökoha ümber, et sa selle esimese löögi võtad vastu ja suudad selle ära kesta, on äärmiselt oluline. Ja siis võid teistega rääkida. Ja nüüd meil peavad olema tegevuskavad, et kuidas me siis nagu kriisides, mis on põhilised kriisid, nagu hakkama saame. Ja siis me peame neid harjutama. Et siin oli enne küsimus, et palju siis mingit asja on harjutatud. Ühte konkreetset tegevust, siis see ei olegi. Ja tegevuskava jälle plaan ilma tegevuseta, see on see sõna ja soomuse vaidlus. See ongi tühi paber. Ja harjutamine on see, mis meil on väga tihti puudu. Tänan. Aitäh. 20 sekundit maksimaalselt, Raul Rebane. Peaminister ootab. Väga vabandan. Kui küsida, et ma kõige rohkem uhke olen selle 27-8 aasta jooksul, siis ma väidan, et see on Eesti täiesti tundmatust Euroopa riigist väljatulek erakordseks imagoks, mis on toimunud väga lühikese aja jooksul. Taimar nimetas siin kriisi, ma sain osaleda 2007 ja 2017, 2 erinevat asja. Kõrvalt vaadates see areng, mis me oleme läbi teinud riigina, rahvana, sõjaväena, armeena, minu meelest on see kohutavalt erakordne. Mina olen väga uhke ja väga õnnelik selle üle. Ja tänase paneeli ja võib-olla mingiks kokkuvõtteks ma ütlen, palun ärme mängime seda maha. Suur tänu kõigile. Minul oli väga huvitav, ma loodan, et teil ka. Aitäh. Nii, ja valmistuge kriisideks, palun. Aitäh. Ükshaaval. Evakuatsioonikotti. Nii. Ükshaaval. Võite hakata minema sinna angaari poole.